Miks Donald Trump, mees, kes peab end rahu presidendiks, mees, kes on võitnud sama maineka kui ajaloolise FIFA rahupreemia ning mees, kes ühel päeval soovib võita Nobeli rahupreemia, leiab end võitlemas nii paljudes sõdades? Tema esimene ametiaeg ei olnud selline. Ta korraldas mõned rünnakud Süürias ja mõrvas ka ühe Iraani kõrgeima sõjaväelase. Aga ta vältis uute suuremate vaenutegevuste alustamist. Esimene president, kes seda tegi, vähemalt Reaganist saadik, sõltuvalt sellest, kuidas sa asju loed. Seekord on Pentagon olnud veidi hõivatum. 2025 aasta märtsis toimus 2-kuuline sõda Houthide vastu. Seejärel juunis ühepäevane operatsioon Iraani tuumaprogrammi vastu. Seejärel järgnes pikk periood narkokartellide vastaseid operatsioone Venezuela rannikul, mis kulmineerus Maduro tabamisega jaanuaris. Nüüd on meil Iraani sõda. Lisaks on ta lisanud mõned teised piiratumad rünnakud, et täita mõned lüngad. Meil on Kuubal ka veidi intriigi arenemas, aga jätame selle arutelu mõneks teiseks päevaks. Enne operatsiooni eepiline raev, mis kuidagi automaatselt parandati mul operatsioon septiliseks raevuks. Issand. Trumpi America First toetajaskond oli valmis tema uue doktriiniga leppima. See ei pruukinud olla see isolatsionism, mida nad olid ette kujutanud, kuid sõjaline strateegia oli piiratud kohaloluga. Ükskõik mida Ameerika Ühendriigid tegid, nad ei pühendunud piirkonnale liiga palju ja riigi jaoks oli vähe halbu tagajärgi. See ei olnud kordus George W. Busheri sõdadest. Nüüd näitavad küsitlused, et ainult väike osa Trumpi maga toetajaskonnast on Iraani sõja tõttu lahku löönud. Kuid tuid pettunud inimesed esitavad endale ikkagi eelmainitud küsimust. Kuidas saab rahupresident olla seotud nii paljude konfliktidega? Täna tahan käsitleda 3 probleemi Donald Trumpi kui rahupresidendi ideega, mis viib tegelikkuses vähemate sõdadeni. Esiteks, ei pruugi rahu presidendi eeldus siin täpselt paika pidada. Teiseks, loogiline seos selle vahel, et keegi armastab rahu ja selle tulemusel on rohkem rahu, jätab sõdade põhjused põhimõtteliselt tähelepanuta. Ja, meil tuleb mõned read. Ja kolmandaks, suurem vastumeelsus sõja suhtes võib teatud olukordades isegi rohkem sõdu põhjustada. Ja, tuleb veel ridu. Ja kui sa piisavalt kaua siin oled, siis ma hakkan täiesti pöörast tiraadi pidama Nobeli rahupreemiast ja Trumpi näilisest irratsionaalsusest. Aga seame kiiresti kahtluse alla selle algse eelduse, et Trump on rahupresident. Ma ei ole päris kindel, kuidas seda mõtet täpselt defineerida, peale selle, et Trump ei väärtusta rahvusvahelisi tulemusi samamoodi nagu traditsiooniline Washingtoni konsensus. Tegelikult arvan ma, et on mõistlik uskuda, et see on tõsi, isegi kui selle ulatust on liialdatud. Sellegipoolest võib liialdust näha selles koalitsioonis, mille Trump ehitas, et võita 2024 aasta presidendivalimised. America First. Isolatsionistid kuulsid seda, mida nad tahtsid kuulda, samal ajal kui America First, meie teeme, mida tahame ja kus tahame. Inimesed kuulsid seda lööklause ja järeldasid kohe, et see tähendab nende enda versiooni sellest. Kuigi need 2 asja on teineteisele vastupidised. Ma arvan, et on ilmselgelt tõsi, et Trump hoolib rahvusvahelisest korrast vähem kui ükski president alates selle korra tekkimisest. Muidu on tema seisukohti Ukraina suhtes ja mõningaid, kuigi mitte kõiki, tema NATO tegevusi väga raske seletada. Aga arvata, et see kehtib laiemalt, on veidi ennatlik järeldus. Ärgem unustagem, et Iraan palkas Ameerika Ühendriikides agente, et Trumpi tappa, sundides Bideni administratsiooni kuulutama, et kõik sellised katsed oleksid käsitletavad sõjateona. Ja igapäevasemates asjades valis ta oma kaitsepoliitika asekantsleriks põhimõtteliselt kõige karmima inimese Washingtoni ringkonnast Hiina suhtes. Asi on selles, et ma arvan, et selle väite eeldus on küsitav. Aga paneme selle uuesti üles ja vaatame, kuidas ülejäänu ikkagi laguneb. Ma tean, et see võib tunduda imelik, aga rohkem rahu ei tulene tingimata sellest, et keegi eelistab rohkem rahu. Kui sa oled minuga juba piisavalt kaua kaasas käinud, siis tead, et sõja tekkimiseks on vaja läbirääkimiste hõõrdumist. See on sellepärast, et sõda on kulukas ja mõlemal poolel oleks kasulikum jõuda kokkuleppele, mis vastab sõja oodatavale tulemusele.
Sellised kokkulepped on üsna lähedased sellele, mida sõdimine tooks, kuid need ei too kaasa, tead küll, massilist surma ja hävingut. Nii et kui me vaatame sellist argumenti, siis mis iganes seob rahupresidenti väiksema sõdade arvuga, peab see toimima läbi selle, kuidas see on seotud läbirääkimiste takistustega. Siin on ahvatlev loogika, mille ohvriks langeda. Kui Trump ei hinda rahvusvahelisi panuseid eriti kõrgelt, siis see tõstab tema jaoks sõja maksumus tegelikult. Pea meeles, kui kulukas on sõda osapoole jaoks, sõltub see tegelike füüsiliste kulude ja panuste väärtuse suhtest. Kui sa arvad, et panused on madalad, siis vastavalt sellele tajud sa sõjakulusid kõrgena. See tähendaks, et Trumpil on suurem vastumeelsus sõja suhtes ning seetõttu laieneb vastastikku vastuvõetavate kokkulepete vahemik. Suurem läbirääkimisruum. Lihtsam kokkuleppele jõuda, eks? Paljudel juhtudel on see tõsi. Läbirääkimisruumi suurus on tõesti oluline. Aga üldiselt ei ole tõsi, et mida suurem, seda parem, nagu me kohe näeme. Kõigepealt on siiski üks pakilisem punkt, millega tuleb tegeleda. Isegi kui me arvame, et rahupresident vähendab läbirääkimiste takistuste mõju, mis omakorda viib vähemate sõdadeni, ei saa me siiski järeldada, et Trump ise tegelikkuses konflikte vähendab. See on sellepärast, et me eeldame ka kaudselt, et Trump hoiab kõik muud tegurid muutumatuna. Ja ma ei usu, et Trump hoiab kõik muud tegurid muutumatuna. Lihtsalt selleks, et täpsustada, millest ma siin räägin, tahan ma piirata selle vestluse ainult Trumpiga seotud teemadele. Samuti on tõsi, et meie julgeolekuolukord on praegu ohtlikum kui 10 aastat tagasi, sõltumata sellest, mida Trump tegi. Ja ma arvan, et see aitab selgitada mõningaid erinevusi Trumpi esimese ja nüüd tema teise ametiaja vahel. Aga kui jääda Trumpi spetsiifiliste probleemide juurde, siis Trump tekitab läbirääkimistakistusi. Ma ei ütle seda mingi terava kommentaarina, et ta tekitab probleeme seal, kus neid ei peaks üldse olema. See ei ole vestlus tema iseloomu üle. Pigem mõtlen ma seda, et teda on üldiselt raske mõista ja see teeb nii liitlastele kui ka vastastele keeruliseks aru saada, mis on tema minimaalne vastuvõetav tulemus läbirääkimistel. See viib rohkemate olukordadeni, kus Ameerika Ühendriigid peavad sõdu, sest vastaspool ei ole kindel, mida läbirääkimistel nõuda. Me võime sattuda takolikku olukorda, kus ta on valmis peaaegu kõigis küsimustes järele andma, või siis võib ta olla üsna kindlameelne ja valmis võitlema, kui vastane ei tee tõsist pakkumist. Kui vastane arvab, et Valge Maja sööb täna õhtul takosid, siis esitab ta range nõudmise. Aga siis tõeliselt kindlameelne Trump lükkab selle tagasi. Sõda puhkeb. Võttes kogu arutelu kokku, kujutlege, et Trump hoolib rahvusvahelistest tulemustest veidi vähem kui tema eelkäijad. Aga ta lisab olukorda palju rohkem ebakindlust. Siis on võimalik, et viimane mõju osutub määravamaks. Algne argument laguneb koost, sest see ei arvesta kogu Trumpi mõju. Kahjuks saan ma näidata, et probleem muutub kuidagi hullemaks. Läbirääkimiste vahemike suuruste võrdlemine ei ütle meile midagi sõja tõenäosuse kohta, sest see ei täpsusta ühtegi mehhanismi, mis põhjustaks läbirääkimiste katkemise. Ja mõnikord võib rahvusvaheliste tulemuste pärast vähem hoolimine viia rohkemate sõdadeni. Las ma selgitan. Kujutle, et me elame ebakindlas maailmas, kus Iraan ei tea Trumpi miinimumnõudmist. Võib-olla on see sellepärast, et pole selge, kui suured on USA relvavarud ja seetõttu tekitab Iraanis sõdimine ebaselgeid negatiivseid kõrvalmõjusid teistele USA huvidele, näiteks võimele hiljem Hiinaga võidelda. Sellistes tingimustes on sõja puhkemise peamine määrav tegur Trumpi 2 võimaliku tõelise miinimumnõude erinevus. Ma nimetan seda erinevust rahupreemiaks. See on sellepärast, et see on summa, mille vastane peab vähem pühendunud Trumpi tüübile üle maksma, et tagada, et rohkem pühendunud Trumpi tüüp ettepaneku vastu võtaks. Seega tundub riskantse ettepaneku tegemine vastase vaatenurgast vähem atraktiivne, kui rahupreemia on väike. See on sellepärast, et ta riskib omaenda sõjakuludega, et saada väikese tõenäosusega mingit lisakasu. Aga see lisakogus on väike. See pole just eriti tasuv risk. Paar aastat tagasi avastas mu enesest lugupidav akadeemiline alter ego ühe asja.
Pidage meeles, et ta on tegelikult professor ja mänguteoreetik. On see, et rahupreemia on suurem siis, kui liider hoolib panustest vähem. Eeldades, et sõja võimalikud füüsilised kulud jäävad samaks. Trump, kes hoolib väga panustest, omaks võimalikke miinimumväärtusi, mis näevad välja sellised. Trump, keda panused eriti ei huvita, omaks võimalikke miinimumväärtusi, mis näevad välja sellised. Intuitsiooni järgi toob see, kui Trump hoolib rohkem, mõlemad need võimalused lähemale sõja oodatavale tulemusele, sest ta on üldiselt rohkem valmis kandma tegelikke kulusid. Teisisõnu laienevad need võimalused väljapoole, kui Trump hoolib üldiselt vähem. Siiski on siin võtmeküsimus see, et rahu lisatasu on väiksem, kui Trump hoolib rohkem ja suurem, kui Trump hoolib vähem. Seega, kui Trump hoolib rohkem, vähendab see läbirääkimiste hõõrdumist. 14, kes elavad ja hingavad teise järgu tuletisi, nautige seda hetke, sest lõpuks olid need olulised ka sotsiaalteadustes. Parim intuitiivne seletus, mida ma saan teile anda, miks see nii töötab, tuleneb sellest, mis juhtub äärmuslikul juhul. Kujutage ette, et Trump omistaks kaalul olevale hüvele lõpmatu väärtuse. Siis pole oluline, kas Ameerika Ühendriikidel on sõja puhul suured või väikesed füüsilised kulud. Seetõttu on sõja tegelik kulu sisuliselt ebaoluline. Vastane peab andma Trumpile sõja oodatava tulemuse, et teda rahustada, just seetõttu, et ta praktiliselt eirab sõdimise kulusid. Selleks, et tekiks märkimisväärne erinevus kahjude vahel, peab Trumpi vähem huvitama, mis kaalul on. Seega võib võimalus, et Donald Trump on rahupresident, paradoksaalsel kombel põhjustada rohkem sõda. Lähen siit veel sammu edasi, suundudes Norrasse ja analüüsides, kuidas Nobeli rahupreemia sellesse probleemi panustab. Vaadake kommentaare ja sageli näete seal ettepanekuid, et meie, kõrvalseisjad, peaksime loobuma igasugusest loogilisest analüüsist Trumpi administratsiooni strateegia osas. Lõppude lõpuks on Trump ise irratsionaalne. Selles kommentaaride alamgrupis on minu meelest naljakas see, et enamik Trumpi irratsionaalsuse kirjeldusi ei kirjelda tegelikult irratsionaalsust strateegilises või sotsiaalteaduslikus mõttes. Kõnekeeles tähendab inglise keeles irratsionaalne, sama mis kummaline. Sotsiaalteadustes tähendab irratsionaalne seda, et ei reageerita stiimulistruktuuridele. Tõstan selle teema siin esile just seetõttu, et see on seotud Trumpi näilise vaimustusega Nobeli rahupreemia võitmisest, mis kohe tekitab kommentaare tema ratsionaalsuse kohta. Aga kriisi läbirääkimiste modelleerimise juures on tore see, et me ei pea hoolima Trumpi isakompleksist või millest iganes, mis väidetavalt tema iha Nobeli vastu põhjustas. Tal lihtsalt on see. Ja kui sa mõtled selle mõju peale läbirääkimistele, siis see lihtsalt muudab kokkuleppe vastuvõtmise atraktiivsemaks. Aga see on matemaatiliselt võrdne sellega, et sõda tundub tema vaatenurgast suhteliselt vähem atraktiivne. Ja nagu selgub, on meil juba olemas võiklemise suhteline kulu võrreldes kokkuleppe saavutamisega. See on sõja kulu. Seega on rahule kasu lisamine sama, mis võitluselt veelgi rohkem maha võtta. Võite arvata, et tema vaatenurk on absurdne ja mitte eriti mõistlik, kuid selle praktiline mõju kriisiläbirääkimistele on see, et Trumpi sõjakulu on lihtsalt suurem. On hämmastav, mida saab matemaatiliselt modelleerida vaid ühe pluss- või miinusmärgiga. Ja õnneks tähendab see, et kriisiläbirääkimiste teooria suudab katta palju rohkem olukordi, kui mõned asjatundmatud kommenteerijad tahaksid teid uskuma panna. Kummalisel kombel on minu akadeemilisel alter egol sellega seotud artikkel, mis näitab veel üht vastuintuitiivset seost. Kujutage ette, et riikidel on raske aru saada, kui kõrgelt Trump üht konkreetset kaalul olevat küsimust hindab. Siis sõjakulude suurendamine, sealhulgas Nobeli preemia väärtuse lisamine, suurendab sõjariski. Siin on loogika sama, mis varem rahupreemia manipuleerimise probleemiga, seega ma ei hakka seda täna põhjalikumalt käsitlema. Aga on huvitav, et meil on veel üks viis, kuidas rahu võib esmapilgul tunduda atraktiivsem, kuid strateegiline vastastik mõju hävitab selle seose lõpuks ikkagi. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Trumpi nimetamine rahupresidendiks võib olla eksitav. Isegi kui ta seda on, siis sõja põhjuseks on läbirääkimiste takistused.
ja on võimalik, et rahu presidendiks olemine põhjustab rohkem sõdu läbirääkimiste takistustega seotud vastastikmõjude tõttu. Sellega lõpeb minu jaoks 31. järjestikune päev. Mul on sõnal otsas, nii et vaadake midagi, mida ma varem olen öelnud. Võib-olla soovitan teil vaadata minu rahvusvaheliste suhete sissejuhatuse sarja viimast osa, mis on üleval Lines on Maps Extra kanalil. Igal juhul, kui teile tänane video meeldis, siis palun pange like, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Olge tublid!